Tere kõigile! Euroopa Komisjon esitab täna oma uut kliima- ja energiapaketti, mida teatakse nime all Fit for 55. Meedia huvi on teema vastu üpris suur ja sestap olemegi korraldanud selle briefi, et jagada seda infot, mida meil praegu jagada on. Asi on äärmiselt värske, kuna Brüsselis nihkus esitlus ajaliselt edasi ja hetkel alles käib. Teie ees on aga 3 ministeeriumi esindajad, kes räägivad lähemalt muudatustest oma valdkondades. Lõpus on võimalik ajakirjanikel küsimusi esitada. Sissejuhatava ülevaate Euroopa uuest paketist ja lähemalt Keskkonnaministeeriumi valitsusala teemade sisust teeb Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt. Palun. Ja suur tänu, tere ka minu poolt ja tõesti komisjon avaldas Fit for 55 paketi alles vähem kui tund aega tagasi, nii et see info on ka minu jaoks küllaltki uus ja nii-öelda selliste kiirete pealevaatamistega esimese info oleme kokku kogunud, et ma loodan, et saame anda sellise üldise või teha üldise tutvustuse, et mida see komisjoni ettepanek endast kujutab. Ja alustuseks tuleb ka öelda muidugi seda, et tegemist on alles ettepanekuga, et nii nagu Euroopasse otsustusprotsess käib, siis komisjon tuleb välja oma algatusega ja seejärel siis nii liikmesriigid kui ka Euroopa Parlament hakkavad nende algatustega tööle ja see, milliseks see pakett lõpuks kujuneb, eks seda näitab aeg, et ma arvan, et siin läheb ikkagi 1-2 aastat vähemalt aega, enne kui see pakett tervikuna vastu võetakse ja kinnitatakse, et praegu on ikkagi tegemist alles eelnõuga. Küll aga tegemist on olulise paketiga, et seda just seetõttu, et see mõjutab ikka väga paljusid eluvaldkondasid, erinevaid sektoreid, erinevaid ühiskonnagruppe ja pakett tervikuna koosneb siis 13 algatusest või muudatusest. 8 on olemasoleva direktiivi määruse Euroopa Liidu õigusakti uuendamine ja on ka 5 uut algatust. Ja eesmärgiks on siis viia ellu see, mille Euroopa Liidu liidrid eelmise aastal kokku leppisid, et ühelt poolt Euroopa Liit peab saama kliimaneutraalseks aastaks 2050 ja seetõttu on vaja võtta ka julgemaid samme kasvuhoonegaaside vähendamiseks juba aastaks 2030. Ja lepiti kokku, et Euroopa Liit tervikuna peab kasvuhoonegaase vähendama vähemalt 55% aastaks 2030. Ja seda eesmärki kõik need algatused ka täidavad, et see on kogu selle eelnõu kandev sõnum, et viia ellu see, mida on lubatud. Ja oluline on kindlasti siin välja tuua see, et ühelt poolt tõsi on eesmärgiks kasvuhoonegaaside vähendamine ehk võitlemine kliimamuutustega. Me ju pidevalt praegu kuuleme erinevatest kuuleme murelikke uudiseid, sõnumeid ümber maailma, et mis on toimuvad metsatulekahjud, on uued kuumarekordid. Ja tõsi ta on, et kliimamuutused on väljakutse ja et vähendada kliimamuutuste mõju, võimaldada inimestel nendega kohaneda, on oluline meie ühiskonda muuta kestlikumaks, keskkonda puhtamaks ja pakkuda ka samal ajal uusi töökohtasid, uusi võimalusi. Nii et selle paketi kandev sõnum on kindlasti ühelt poolt kasvuhoonegaaside vähendamine, aga teiselt poolt ka konkurentsivõime suurendamine, õiglane koormuste jaotus, eelkõige just seetõttu, et tihtipeale kliimamuutustest on enim mõjutatud need ühiskonnagrupid, kes on vaesemad, kes on haavatavamad, et ka nemad suudaksid nende uute tingimustega kohaneda. Ja eks need läbirääkimised hakkavadki selle peale või kujunema selle osas, et milline see õiglane kohustuste või eesmärkide jaotus on. Mul on ka mõned slaidid ette valmistatud, et saab siia taustale või saab ka näidata ekraanil neid slaide, et eelkõige ma just rõhutangi seda, et Euroopa Liit on kokku leppinud, et me soovime olla esimene kontinent maailmas, kes saavutab kliimaneutraalsuse aastaks 2050.
ja et meil oleks see teekond võimalikult sujuv ilma suuremate probleemideta, ühiskond tuleks kaasa. Tööandjad, töövõtjad, inimesed tervikuna oleksid selle protsessis kaasas, oleksid valmis sinna panustama, siis ongi hästi oluline see, et me üheskoos liikmesriigid, Euroopa Parlament võimalikult kaasavalt sellele tegevusele läheneksid. Ma toon võib-olla taustaks välja ka, et milline olukord Eesti kasvuhoonegaaside vähendamise suunal, et me oleme võtnud kliimapoliitika põhialustega eesmärgiks täna vähendada kasvuhoonegaase 80%, aga see on, võib juba öelda, et ka aegunud, et Eesti 2035 seadis eesmärgiks vähendada või saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Ja kui me vaatame seda graafikut, siis on näha, et tegelikult väga oluliselt on viimastel aastatel kasvuhoonegaaside heitkogused vähenenud. Me oleme juba vähendanud ligemale 60% kasvuhoonegaase ja me praegu hindame, et see trend jätkub, kuna CO2 hind, mis on Euroopa Liidus põhilisi stimulaatorid selleks, et süsinikumahukust vähendada, on väga oluliselt mõjutanud meie energeetikasektorit. Ma selle slaidi jätan ette, et siin te saate vaadata seda, et mis oli kokku lepitud juba varem aastaks 2030 ja millest räägib siis täna avaldatud Euroopa Liidu Fit for 55 pakett. Tegemist on kindlasti kirju pildiga, aga kuna sellest kliimamuutustest on viimasel nii palju räägitud ja kogu sellest süsinikumajandusest, et ma usun, et ka ajakirjanikud on juba piisavalt briefitud ja heade eelteadmistega, et ma ei hakka pikalt üle rääkima, kuidas Euroopa Liidu kliimapoliitika välja näeb. Küll aga mis puudutab Keskkonnaministeeriumit, siis on 3 algatust, mis väga tugevasti mõjutavad Keskkonnaministeeriumit. Kõigepealt siis selline lihtsalt öeldes CO2 kaubanduse Euroopa Liidus, ehk seda nimetatakse Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemiks. Ja täna avaldatud paketis siis suurendatakse nendes sektorite või selles süsteemis ambitsiooni varasemalt 43%-lt 61%-le. Eestis kuulub sinna sektorisse 44 ettevõtet ja kõige suuremad heitkogused tulevad põlevkivi sektorist. Ja ma arvan, et aus oleks ka nii-öelda alguses võib-olla mõned sellised märksõnad välja hääldada selleks, et anda võib-olla selline üldfoon, milline Euroopa Liidu täna avaldatud algatus või kuidas seda iseloomustada, siis minu hinnang on see, et väga selgelt tahetakse panna võimalikult mitmetesse sektoritesse ja anda CO2 hinnasignaal ja soodustada valdkondi ja investeeringuid, mis vähendavad kasvuhoonegaaside emissioone. Kindlasti on sellest algatusest mõjutatud Eestis põlevkivisektor, seda ei saa eitada. Ja ma arvan, et Timo räägib võib-olla seda ka nii-öelda enda vaates, mis puudutab energeetika valdkonda, aga aus on ka öelda seda, et ka kindlasti metsandussektorit need algatused oluliselt mõjutavad, kuna elurikkus on seatud selle eelnõuga fookusesse, et tagada terved ja kestlikud metsad, erinevad rohumaad, märgalad, siis ka komisjoni algatused liiguvad selles suunas, et biomass enam pikas perspektiivis peab leidma oluliselt suurema rolli väärindamiseks ja kindlasti see mõjutab seda, et energeetikasektoris biomassi kasutamise soodustamine peab vaikselt ja ütleme ajapikku kaduma. Nii et võib-olla need 2 märksõna, mida võib Eesti kontekstis välja tuua, on tõesti see, et see algatus mõjutab meie põlevkivisektorit ja ka kindlasti meie metsandust. Aga kui rääkida veel siis kauplemissüsteemist,
siis lisaks sellele, et tõstetakse eesmärki, mis kindlasti toob kaasa ka CO2 hinna kasvu, siis lisaks sellele see mõjutab lennundust ja nüüd ka merendussektorit, et soovitakse järk-järgult lennundusvaldkonnas minna üle heitkogustega kauplemisele, täna jagatakse seal tasuta kvoote ja samuti liidetakse süsteemi ka merendussektor. Ja ütleme, see on ka veel teine võib-olla mõjur siis ka Eesti põlevkivisektorile, et on võetud selge suund sellele, et merenduses kasutatavad kütused oleksid keskkonnasõbralikumad. Ma piirimehhanismil siin pikalt ei peatu, ma loodan, et Helen räägib piirimehhanismist, küll aga kui rääkida meie põlevkivisektorist, siis tasuta kvoodi eraldamine jätkub, et nähakse ette, et ka põlevkivisektor või ütleme sektorid, mis on siis süsinikulekke ohuga, nad saaksid tasuta kvoote ka 2026. aastast edasi. Tõsi, natukene muudetakse neid koguseid, mida tasuta jagatakse, nii et täpsed numbrid ei ole jõudnud hinnata, täpset mõju ei ole jõudnud hinnata, küll aga see tasuta kvootide hulk, mida neile eraldatakse, natukene väheneb. Siis eraldi tooksin välja ka selle, et kuna transpordisektori heited on ajas kasvanud ja hoonete energiatarbimine või ütleme hoonete kütmise jahutamisega seotud CO2 või kasvuhoonegaaside hulk on ligemale 40%, siis komisjon on leidnud, et senised regulatsioonid, meetmed, toetused ei ole olnud piisavad ja on tulnud välja ettepanekuga siis ka transpordi ja hoonete sektori jaoks teha eraldi kauplemissüsteem, kus hakkaks kehtima CO2 hind. Ta ei ole nüüd, ta on natukene selline hübriid lahendus sellisest päris Euroopa Liidu heitkogustega kauplemissüsteemist ja riikidele seatud heitkoguste vähendamise eesmärkidest, et need kaks sektorit küll on riikide arvestuses, et riigid peavad andma aru, kuidas neil ja jälgima, et kas nad täidavad oma eesmärke jagatud kohustustega seotud sektorites, aga samal ajal tuuakse sisse väga selgelt CO2 kvootide ostmise kohustus, mis tähendab, et see nüüd, et väga selgelt tuuakse nii transpordi ettevõtetele kui ka sooja energiatootjatele sisse siis kohustus CO2 või CO2 kvoote osta. Nendes sektorites tasuta kvoote ei jagata, see tähendab, et kõik kohustused, mis neile seatakse, tuleb osta turult. Ja selge on see, et sellel on ka nii-öelda ülekanduv mõju siis inimeste tarbijateni. Õnneks meil küll Eestis hoonete sektor on suuresti kaetud Euroopa Liidu heitkoguste kauplemise süsteemiga, et see mõju nendes valdkondades on väike, kuna Eestis kaugküttesüsteemid erinevalt mõnest teisest Euroopa Liidu riigist on paljustki kasutusel ja juba täna need soojatootjad on hõlmatud Euroopa Liidu kauplemissüsteemiga. Aga küll aga siis transpordiettevõtted või eelkõige on tegemist kütuseettevõtjatega, kes müüvad kütust, tanklad ja teised, siis neile rakendub kohustus selle 26. aastast või 25. aastast hakata CO2 kvoote ostma. Ja kindlasti lisaks kohustustele, mida komisjon oma paketiga ette näeb, on kaasas ka võimalused ehk et siis täiendav rahastus. Et kui seniajani oli riikidel direktiiviga ette nähtud kohustus vähemalt 50% oksjonituludest suunata tagasi siis kliima- ja keskkonnaprojektidesse, siis komisjoni algatus näeb ette, et kogu riigi müüdavatest heitkogustest saadav tulu peab liikuma tagasi keskkonna- ja kliimaprojektidesse. Samuti suurendatakse moderniseerimisfondi või ütleme võimalust moderniseerimisfondist saada lisarahastust nendel riikidel, kelle SKP
on alla 65% Euroopa Liidu keskmises, ka Eesti läheb siin arvestusse. Nii et praeguste hinnangute kohaselt circa 2 korda suureneb meie võimalus kuni aastani 2030 saada moderniseerimisfondist täiendavaid vahendeid. Samuti suurendatakse innovatsioonifondi vahendeid ja samuti selleks, et tulenevalt siis hoonete ja transpordisektori viimisest süsinikukaubanduse alla luuakse ka kliimameetmete sotsiaalse mõju rahastu, kus siis hulk vahendeid, mida kütuse müüjad ja soojatootjad peavad ostma, tuleb tagasi suunata siis nende inimeste eluolu parandamiseks, kes on enim haavatavad ja mõjutatud nendest uutest algatustest. Eelkõige see puudutab maapiirkondi, vaesemaid leibkondi ja nii edasi. Nii et selles suhtes on väga ka selle algatuse juures ka silmas peetud seda, et ikkagi need muudatused, millega komisjon välja tuleb, oleksid võimalikult, ütleme, et ei viiks inimesi täiendavasse energiavaesusesse, vaid oleks võimalik nende toetustega ka aidata kaasa sellele, et inimestel on võimalik siin enda eluasemeid renoveerida või minna üle puhtamatele transpordiviisidele. Siis jah, selline kauplemissüsteemi välised sektorid, seal on transport, hooned, jäätmekäitlus, põllumajandus, ka seal suurendatakse Eesti eesmärki, kui see oli aastani 2030 seniajani 13% kasvuhoonegaaside vähendamist, siis täna avaldatud paketiga suurendatakse meie eesmärki 24% vähendamist aastaks 2030 võrreldes 2005. aastaga. Ja eks see saab olema ka kindlasti väga tõsine arutelu koht, et kuidas neid eesmärke täita, et juba see 13% vähendamine on keerukas ja ei tule lihtsalt, siis 24% eesmärgi täitmine on kindlasti veelgi keerukam, aga samas kuna on ka täiendavaid vahendeid ette nähtud selleks, et muudatus ellu viia, siis me näeme, et need jõupingutused on siiski saavutatavad. Aga selge on loomulikult see, et nii nagu ma ka alguses ütlesin, siis täna on tegemist alles eelnõuga, alles ettepanekuga ja see, kuhu läbirääkimiste käigus jõutakse ja milliseks need numbrid jäävad, seda näitab aeg. Ja me enda poolt lõpetuseks võib-olla siis puudutan ka sellist kelmikat lühendit nagu LULUCF, mis on siis maakasutuse muutus ja metsandus. Et kui seni ajani või kui praegused kohustused nägid ette, et me peame tagama selle, et arvestuslikult meie metsad vähemalt seoksid sama palju kui emiteerivad, ehk et oleks tagatud, et heide ei ületaks sidumist, siis uue paketi eelnõu või selle paketi eelnõu kohaselt tuleb liikuda selles suunas, et kogu selles maakasutuse muutuse ja metsanduses sinna alla kuuluvad nii majandatav mets, rohumaad, raadatud alad, et see on komplekt erinevaid maakategooriaid. Et aastaks 2030 tuleb saavutada vähemalt 2,5 miljonit tonni sidumist, mis siis, nii nagu ma ka alguses ütlesin, kindlasti on täiendav kohustus, millesse tuleb kindlasti otsa vaadata, et milline on see mõju, kuidas on saavutatav ja kuidas on tehtav. Ja võib-olla veel enne, kui ma enda poolt ka sõna üle annan, rõhutangi just seda, et eks selle komisjoni ettepanekuga oli kaasas ka hästi põhjalik mõjuhinnang, et ei ole küll väga spetsiifilisi hinnanguid liikmesriikide tasandil, aga mõjuhinnangud on olemas ja eks me peame nendesse otsa vaatama või nendele otsa vaatama, et kas need mõjuhinnangud on adekvaatsed ja võrdlema neid ka meil juba varem tehtud mõjuhinnangutega, et siin ka hiljuti maikuus tutvustasime siis KPMG poolt oli vist tehtud see uuring, et mida toob kaasa täiendava kliimaeesmärgi
suurendamine, aga et me peame neid mõjusid loomulikult otsa vaatama ja eks see seisukohtade kujundamine alles ees seisab, et praeguste plaanide kohaselt selle aasta 4. kvartalis siis me soovime üheskoos ka seisukohad valitsusele saata ja eks siis alles need läbirääkimised algavad, nii et tegemist on täna ikkagi alles komisjoni ettepanekuga. Sellele vaatavad otsa nii liikmesriigid kui ka Euroopa Parlament ja see, milline see pakett saab lõpuks olema, see selgub alles tõenäoliselt paari aasta pärast, et ma arvan, et need arutelud tulevad kindlasti hästi sisukad, hästi põhjalikud, kindlasti on seal palju vaidluskohti, sest et tõsi, et liidrid leppisid kokku selles eesmärgis, siis eks igal riigil oli oma selline nüanss, mida ta sinna ülemkogu järeldustesse kirjutas ja eks nüüd tuleb hakata vaatama, et kas need tingimused, mis olid kokkuleppe aluseks või seotud selle kokkuleppega, et saavutada vähemalt 55% kasvuhoonegaaside vähendamist aastaks 2030, kas need ka nüüd tänases paketi eelnõus on õiglaselt kajastatud. Nii et see on lühiülevaade mu enda poolt ja siis tänan, Meelis Münt. Järgmine sõnavõtja on Timo Tatar, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler, kes avab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsusala teemade sisu. Palun. Aitäh, jah. Enne kõik võib-olla energeetikast, et ta on avaldatud paketis on siis 2 direktiivi muutmised, mis puudutavad energeetikat. Üks on taastuvenergia direktiiv ja teine on energiatõhususe direktiiv. Ja lisaks muidugi energeetikat mõjutavad veel, nagu öeldud, heitmekaubanduse direktiivi muudatused ja selle laiendamine siis täiendavatesse sektoritesse, transport, hooned, merendus. Aga kindlasti ka läbi väikeenergeetika siis nii-öelda jagatud kohustuse määrus, kus tõesti eesmärk suureneb seniselt 13-lt 24-le, mis on päris märkimisväärne. Ja võib-olla siis kindlasti selline kaua oodatud ja mis Eesti jaoks on oluline teema on siis nii-öelda süsiniku piirimeetme teema. Pikalt on räägitud, eks ju siis kolmandate riikide import elektri probleemist ja praegu teadaolevalt on siis selle süsiniku piirimeetme üks valdkond, kus seda rakendama plaanitakse hakata just nimelt ka elekter. Ja kui nüüd detailsemaks minna, siis taastuvenergia direktiiv näeb ette siis Euroopa Liidu ülese taastuvenergia eesmärgi suurendamise, kui see seni oli 32% liikmesriikide peale tervikuna, siis nüüdne ettepanek räägib 40%-lisest taastuvenergia osakaalust aastaks 2030 liikmesriikide peale tervikuna. Et teatavasti juba senise regulatsiooni puhul Eesti oma eesmärgi seadis taastuvenergia peal 42%-ni, mis on kõrgem juba tegelikult sellest, mida siis Eesti nii-öelda solidaarselt võiks pakkuda. Ja kindlasti nüüd selle uue direktiivi valguses me vaatame üle, kas meil on võimalik veel siis täiendavalt oma taastuvenergia eesmärki 2030-ndaks suurendada, et seni hetkel on ta siis 42% Eestis ja nüüd uus ettepanek Euroopa Liidu tervikuna on 40%. Ja mõneti uus eesmärk taastuvenergia osas hakkab puudutama hoonetes või hoonete sektoris taastuvenergia kasutamist. Seal siis seatakse eesmärk, et vähemalt 49% taastuvenergiast, või tähendab hoonetes kasutatavast energiast peaks siis 10 aasta pärast olema taastuvat päritolu. Ja lisaks on rida selliseid alameesmärke, näiteks kütte- ja jahutussektorile, kus seatakse ka siis selline iga-aastane taastuvenergia osakaalu suurendamise eesmärk. Mis tundub esmalt väga sellise positiivse lahendusena on see, kuidas on lahendatud transpordisektori siis taastuvenergia eesmärk. Et kui seni oli see lahendus seal võrdlemisi paindumatu, sunniti liikmesriike segama vedelkütustesse biokütuseid, siis seekord tundub, et antakse rohkem liikmesriikidele võimalust ise oma lahendusi valida. Et eesmärk liigub siis kasvuhoonegaaside
vähendamiseks, üldiseks eesmärgiks transpordisektoris, et kuidas seda liikmesriigid teevad, seal jäetakse rohkem ruumi. Ehk siis midagi sellist, mida tegelikult Eesti juba täna on juba rakendamas, kus tõesti transpordisektori eesmärki on võimalik täita väga erinevate lahenduste kaudu. Mis on kindlasti Eesti jaoks erilise tähelepanu all, on kogu bioenergia teema, bioenergia säästlikkuse kriteeriumid lihtsalt põhjusel, et suur osa meie soojatootmisest täna ju põhineb puidu kasutamisel ja kui siin nüüd kriteeriumid kuidagi lähevad võib-olla ebaproportsionaalselt keerukaks või karmiks, siis sellel võib olla lihtsalt väga suur mõju sellele, kuidas me täna ja tulevikus oma taastuvenergia eesmärke näiteks soojatootmises täidame, nii et see on kindlasti meie jaoks oluline valdkond, kuhu me kindlasti tahame palju fookust suunata. Et me teame, et neid bioenergia säästlikkuse kriteeriumid karmistatakse, tutvustatakse veelgi tugevamini seda nii-öelda hierarhia küsimust, et vältida siis kõrgema kvaliteediga puidu sattumist siis katlamajadesse või energiasektorisse, kui puidul on tegelikult teisi kasutamisvõimalusi. Printsiibis meil loomulikult selle vastu midagi ei ole. Me usume, et ka Eestis täna sellega probleeme ei ole, aga küsimus on tegelikult detailides, et kas on võimalik luua siin selline üle-euroopaline süsteem, mis tõesti toimib ja on efektiivne ja ei too kaasa üleliia palju bürokraatiat. Ja biomassi kasutavate jaamade siis nimivõimsust, mille puhul siis nõutakse biomassi säästlikkuse kriteeriumitele vastavat biomassi kasutamist, tuuakse allapoole, kui seni oli see 20 megavatti, et alla 20 megavatised jaamad seal siis biomassi päritolu osas nii kõrged nõudmisi esitatud, see liigub nüüd 5 megavatti peale. Aga usutavasti see ka Eestile väga suuri probleeme kaasa ei too, kuna ma ütlesin, et tegelikult me oleme suhteliselt enesekindlad, et Eestis lõviosa puidust, mis energeetikas kasutatakse, tõepoolest on ka täna madala kvaliteediga puit, mis just nimelt ongi energeetikaks kõige sobilikum. Paar sõna ka energiatõhususe direktiivist. Ka seal tegelikult Euroopa Liidu ülene siis energiatõhususe eesmärk tõstetakse, kui seni oli see 32,5% aastaks 2030 võrreldes siis nii-öelda referentstsenaariumiga, siis nüüd suurendatakse seda veidi teisel nii-öelda võrdlusalusel 9% peale, mis siis nii-öelda vanas mõõdus tähendaks, et ta oleks seal kuskil 39% juures võrreldes siis primaarenergia tarbimisega referentstsenaariumi kohaselt. Nii et jah, ka tõhususe osas ambitsioon, Euroopa Liidu ülene ambitsioon kasvab, mis tähendab, et ka liikmesriigid peavad siis oma nii-öelda tegevusi kiirendama või siis tõhustama. Ja just energiatõhususe osas ilmselt kõige suurema mõjuga meede liikmesriikidele on siis iga-aastane riiklik energiasäästu kohustus. See on ka tegelikult tänases energiatõhususe direktiivis olemas, ehk siis täna on öeldud, et iga aasta peab 0,8% energiatõhusus reaalselt paranema. Nüüd viiakse see siis 1,5% peale ja see on selline kumulatiivne eesmärk, mis kokkuvõttes tähendab, et Eestis peaks siis järgmise 10 aasta jooksul lõppenergia tarbimist säästetama või ära hoidma kuskil 30 teravatt-tundi, mis on tegelikult selline üheaastane Eesti energia lõpptarbimine, et me kõigis sektorites kokku tegelikult Eestis täna tarbime kuskil 32-33 teravatt-tundi. Nii et see on kindlasti üks selline suurim väljakutse energiatõhususe poole pealt, aga õnneks me saame jätkata ja siis suurendada nende meetmete mahte, millega me täna tegelikult juba senist eesmärki näidame, ehk siis hoonete renoveerimine, transpordisektoris siis
üleminek tõhusamatele lahendustele, kas või siis näiteks raudteetranspordis elektrifitseerimine. Aga kindlasti jah, see on üks selline suurimaid väljakutseid pakkuv koht, mis võib-olla tihtilugu nii palju kajastamist ei leia kui näiteks taastuvenergia eesmärkide suurendamine. Ja lisaks rakenduvad avalikule sektorile täiendavad kohustused just selles osas, kui palju avaliku sektori kasutuses olevaid hooneid tuleb iga aasta renoveerida. Kui seni oli see eesmärk seal 1,7% avaliku sektori siis hoonete pindalast, siis see nüüd liigub 3% juurde, mis tähendab, et kohustuste täitmiseks me peame liikuma ka kohalike omavalitsuste hoonete juurde, mis kindlasti on mõnevõrra keerukam just sellise eesmärki saavutamise mõttes, et me loodame, et seal on võimalik siis kohalike omavalitsuste hoonefondi renoveerimist vaadata kuidagi kumulatiivselt. Ja direktiiv näeb ette ka siis energiaauditite kohustuste laiendamist, kui seni olid direktiivi nõuded seotud ettevõtete suurusega, siis nüüd tegelikult minnakse üle natuke loogilisemale mõõdikule, mis on siis ettevõtete energiatarbimine. Et väga suured ettevõtted, kes tarbivad aastas enam kui 100 terajouli energiat, peavad hakkama rakendama energiajuhtimise süsteemi. Ma usun, et seda paljud suurettevõtted täna juba ka teevad. Ja väiksemad ettevõtted, kes tarbivad siis 10 terajouli, need ettevõtted peavad siis kas samamoodi rakendama energiajuhtimise süsteemi või hakkama läbi viima energiaauditit iga 4 aasta järel. Aga jah, see kindlasti on selline muudatus, mida me 2 käega toetame. Ja läbivalt direktiivis rakendatakse siis energiatõhusus esikohal või energy efficiency first põhimõtet, mida siis liikmesriigid igal pool, kus võimalik on, peavad lähtuma, on need siis hanked või muud sektorid. Paar sõnaga võib-olla mõjust transpordisektorile, et nagu öeldud ja mida ka Meelis ennist näitas, tegelikult mida Euroopa Komisjon või on aru saanud, on see, et heitmekaubanduse süsteem on ülimalt efektiivne. Et heitmekaubanduse süsteem on see, mis on tõennud siin ka Eestis nüüd viimasel paaril aastal need suured muutused energiasektoris, just kus emissioonid on vähenenud ja tegelikult seda sama efektiivset süsteemi, mis lähtub põhimõttest, et iga siis õhku paisatud CO2 tonn maksab, tahetakse laiendada nii transpordile kui hoonesektorile. Et kui hoonete puhul tõesti tänu sellele, et Eesti hooned on suuremas osas ühendatud kaugküttevõrguga ja kaugküttevõrkudes toimivad juba täna tegelikult energiatootjad, kes on heitmekaubanduse süsteemi osa, siis ma arvan, et seal hoonete puhul on see mõju Eesti majandusele või tarbijatele väiksem, siis transport kindlasti on see valdkond, kus seda mõju tuleb veel analüüsida ja veenduda, et siis see rakendatav süsteem kuidagi ei kahjustaks ebaproportsionaalselt Eesti päritolu siis kaubavedajaid ja siis siinseid ettevõtteid ja nende ettevõtete võimalusi siis oma kaupasid transportida suurematele turgudele, näiteks Lääne-Euroopas, et see on kindlasti üks teema, mis vajab täpsemalt analüüsi ja et olla veendunud, et see lahendus tõesti on vastuvõetav. Põlevkiviõli tootmine on kindlasti sektor, mis saab veelgi rohkem mõjutatud olema selle heitmekaubanduse direktiivi muudatustest. Hea meel on selle üle, et selline tänane üldine arhitektuur paistab, et säilib, ehk siis kuna õlitootjad on Euroopa Liidus lekkohuga sektor, siis tõesti neile siis
nende globaalse konkurentsivõime säilitamiseks tasuta ühikuid jagatakse ka tulevikus ja tõesti küsimus on nüüd selles, et kui kiiresti nende tasuta ühikute kogus siis ajas väheneb, sest tõepoolest ajas nad vähenema hakkab. Nad vähenevad ka täna, aga siin tõesti nüüd Euroopa Komisjon keerab veidi vinti juurde, et neid ühikuid vähenevad tulevikus kiiremini. Ja samamoodi tutvustatakse seal ka põhimõtet, et need tasuta kvootide jagamine seotakse siis ettevõtete enda investeeringutega siis oma tootmise kaasajastamiseks või keskkonnasõbralikumaks muutmiseks, et ka see on kindlasti päris huvipakkuv lahendus. Ja ma arvan, et see ongi selline kiire ülevaade, et mõnes mõttes, nagu ma ka eile ütlesin, kindlasti see tänane pakett on nüüd selline, kus mõjud, kliima- ja energiapoliitika mõjud ulatuvad laiemale välja energiasektorist, kuna energiasektoris tegelikult need muutused on ju suuresti juba toimunud, et kui me vaatame kas või seda, kui palju Eestis on põlevkivienergeetika roll meie varustuskindluse tagamisel vähenenud, kui palju on energiasektoris emissioonid vähenenud, siis tegelikult ma arvan, et see pakett on nüüd see, kus tegelikult komisjon üritab jõuda ka nende sektoriteni, kus need muutused ei ole olnud võib-olla nii kiired, nii efektiivsed, et energiasektoris me oleme juba mõnda aega sellises keskkonnas toimetamisega harjunud ja pigem väljakutsed on seekord tõesti nendes teistes sektorites, kus ka on vaja nüüd tegelikult samasuguses mahus muutusi ellu kutsuda, mis energiasektoris on juba käimas. Aitäh! Aitäh, Timo Tatar! Esinemisjärg on jõudnud Helen Pahapilli kätte, kes on Rahandusministeeriumi asekantsler ja kes räägib sellest, milliste maksuvaldkonda puudutavate ettepanekutega Euroopa Komisjon täna välja tuli. Palun! Tervist! Meie Rahandusministeeriumis ootasime põnevusega eelkõige 3 eelnõu. 2 neist tuli, siis süsiniku piirimeedet puudutava määruse eelnõu ja energia maksustamise direktiivi kaasajastav eelnõu. Mis jäi tulemata, oli digilõiv ja te mõtlete, et ega ta muidugi väga selle Fit for 55 paketiga ka kokku ei läheks, aga digilõivu eelnõu esitlemine lükati siis erinevatel põhjustel hoopis sügisesse. Heilis küll ütles, et Helen siis räägib sellest süsiniku piirimeetmest, aga meile mõnevõrra üllatusena, aga siiski me seda ootasime, ei ole tegemist maksumeetmega. Ehk siis komisjon esitleb seda kui keskkonnavaldkonna määruse eelnõu, mis tähendab, et selle vastuvõtmiseks ei ole vaja ühehäälsust nagu üldiselt maksuasjades, vaid hoopis kvalifitseeritud häälteenamust. Mis on nüüd maksu- ja tollivaldkonda puudutab, on see, et kui siis väljastpoolt Euroopa Liitu need tooted meie turule saabuvad, mis on pandud määruse eelnõu lisasse, et siis kuskil tuleb kindlaks määrata, kui palju tuli, mis tuli ja kuidas siis nendes seda süsiniku elementi hinnastada. Ja see nüüd on selline, ilmselt saab puudutama siis tollivaldkonda. Selle süsiniku piirimeetme kohta ma praegu rohkem ei oska öelda. Vaatasin enne kiiruga üle 300 lehekülge on siis seda dokumenti koos komisjoni mõjuhinnanguga, et eks me siin kõik koostöös hakkame sellega nüüd tegelema ja ka selle eelnõu arutamiseks pannakse kokku selline eraldi ad hoc töögrupp, kes siis koosneb tolli, maksu ja keskkonnaekspertidest ja lisanduvad veel siis ka need inimesed, kes muidu tegelevad Euroopa Liidu omavahenditega. Ja see töögrupp siis peakski kestma ainult nii kaua, kuni see süsiniku piirimeede saab vastu võetud ja siis nad lähevad ilmselt laiali.
mis puudutab nüüd energia maksustamise direktiivi, siis siin on tegemist jälle ühe 300 leheküljelise dokumendiga, aga nii palju on sellest räägitud ja ka komisjonär Gentiloni just siin tund aega tagasi ütles, et energia maksustamise direktiivi muutmise peamine mõte on ikkagi see, et 20 aasta tagune direktiiv ei vasta enam tänapäeva vajadustele ja läheb vastuollu ka siis selle roheleppe Fit for 55 paketi eesmärkidega. Ehk et kui seda praegust direktiivi vaadata, siis erinevate erandite võimaldamise kaudu on sisuliselt ikkagi soodustatud fossiilsete kütuste kasutamine. Aga muudatuste tulemusena peaksime me siis kõik ikkagi edaspidi hakkama valima energiatõhusamaid kütuseid, mis on suurema energiasisaldusega ehk puhtamaid kütuseid ja eelistama loomulikult siis taastuvenergiat. Ja kui praegu siis me arvutame kütuse ja elektriaktsiisi mahu põhjal, siis edaspidi peaks seda hakkama tegema kütuse sisalduse põhjal, ehk siis, et aktsiis sõltub siis gigajoulist, mida konkreetne siis kütus või elektrienergia sisaldab. Rohkem ma sellest sisust ei räägi, sest muidu ma võin väga mööda panna, et enne töötame selle 300 lehekülge läbi. Energiamaksustamise direktiiv kehtestab ka uued reeglid laevandusele ja merendusele ja kui siis nüüd direktiiv enam-vähem sellisel kujul peaks vastu võetama, siis Euroopa Liidu sisestel lendudel ja laevatranspordile peaks enam saama kasutada maksuvabat kütust. Aga siin infomaterjalis, sellises ülevaatlikus infomaterjalis on kirjas ka see, et eks sinna sektoritesse on ette nähtud ka teatud üleminekuperioodid ja selleks, et soodustada neid kasutama siis kliimasõbralikumaid kütuseid, on võimalik neil kasutada ka nullmääraga kütust teatud perioodi jooksul. Aga jällegi, et eks see on ainult esialgne ettepanek ja järgnevad läbirääkimised, mis ilmselt ei saa olema kerged. Ja mida meie nüüd teeme, on see, et eks me loeme need 200-300 leheküljelist eelnõu läbi ja siis tuleb valitsusel kujundada oma seisukoht, et enne seda siis räägime teiste ministeeriumitega ja nende erialaliitudega ja ettevõtjatega, keda see muudatus kõige rohkem puudutab. Mõned kuud tagasi, kui Euroopa Komisjoni esindaja meile selle direktiivi muutmise plaanidest rääkis, siis ta ütles, et ometigi ükskord me valmistame ette sellist muudatust, mis Eestile peaks meeldima. Teie ju ei taha palju erandeid, teie ei kasuta ju neid aktsiisi miinimummäärasid. Ehk siis, et midagi, mis peaks Eesti poliitikaga lõpuks ometi kokku klappima, ehk siis võrdne konkurents, vähe erandeid ja selline roheline vaade. See on komisjoni nägemus Eestist. Ei kõla just halvasti, sest üldiselt eks me nende otsest maksustamist puudutavate direktiivide suhtes oleme pigem olnud kõhklevad seisukohal. Ega me komisjonile midagi ei lubanud, ütlesime, et ootame ära ja siis vaatame, milline see energiamaksustamise direktiivi eelnõu saab olema. See on minu poolt kõik. Aitäh, Helen Paabil. Nüüd on ajakirjanikel võimalik küsimusi esitada. Palun öelge oma nimi ja millist väljaannet esindate. Palun. Õhtulehest Viljar Voog, ma küsiks võib-olla siis esimese hooga Rahandusministeeriumi käest. Siin käis läbi see mõte, et kui varem oli vist 50% koodimüügist raha, mis pidi minema keskkonda ja kliimasse, siis nüüd on see 100%. Et mida see Eesti jaoks tähendab, Eesti eelarve või muuseumi jaoks, kas siis tähendab seda, et nüüd tuleb mingid muud rahad, valida neid taskuid hoolikamalt, kus need ühest teist tõstetakse? Või kas see muudab midagi Eesti jaoks? Seda ma ei oska teile üldse vastata selle kohta. Et ma ei hakka selles mõttes, et see läheb meil eelarve asekantsleri valdkonda, nii et kahjuks teda ei ole siin ja ma talle ei saa seda suunata. Aga saatke meile kirjalikult, siis saate vastuse ka.
ma võin võib-olla enda poolt seda täiendan, et seniajani jah, komisjoni ettepanek on küll sellises kohustuslikus viisis, aga ma mäletan, et ka praeguse direktiivi juures tegelikult seda sõnastus muudeti leebemaks, et inglise keeles selline shall muutus should'iks ehk et ta olid mitmed riigid, kes ütlesid, et ärge meie eelarvelistesse küsimustesse küll tulge sekkuma Euroopa Liidus, nii et ma arvan, et see võib ka lõppeda siin sarnaselt, aga ettepanek on tehtud jah praegu tugevalt, et kuna uued eesmärgid, rohkem kohustusi, rohkem investeeringuid vaja, et 100% suunata kliimategevustesse, et praegu on Euroopa Liidu keskmine on olnud 70%. Ja, palun. Arp Lülle, Vikerraadio. Mul on tegelikult küsimusi palju, aga ma alustan siit lõpust. Kui Helen Pahavill te mainite, et kui seni kütuse elektri aktsiisarvelet ei mahu põhjal, siis tulevikus ettepaneku kohaselt võiks käia energiaseaduse põhjal. Et mida see tähendab, Eesti on praegu soodustanud, et CNG autosid, LNG autosid ei ole meil maksustanud energiaseaduse põhjal, vaid on mingitest muudest kriteeriumitest lähtunud. See tähendab, et ka olenevalt ka CNG, LNG, bensiin kõik tuleb edaspidi maksustada võrdsel alusel energiaseaduse põhjal ja me ei saa teha soodustusi rahame, et CNG või LNG kasutada selle mootorikütusena. Ma ei tahaks seda, väga raske on praegu midagi kindlat öelda, sest ma seda direktiivi eelnõu ei ole jõudnud läbi lugeda. Aga et ühesõnaga üldse näha, et mis seal sees on ja mis need soodustused on. Need soodustused, mis ma mainisin siin laevanduse ja lennunduse jaoks, need olid ilusti Euroopa komisjoni lehekülje pressimaterjalis olemas. Sellele küsimusele vastust ei olnud, aga nüüd algavad läbirääkimised. Ja peale seda, kui siis meie valitsus on oma seisukoha kujundanud, ehk siis meie eksperdid hakkavad neid kaitsma ja see, mis sealt lõpuks välja tuleb, seda ma ei oska praegu ennustada. Just nimelt, et inimene praegu autokoodi toodetus ostus, et CNG auto, mida praegu reklaamitakse hästi odav kütus, madalalt maksustatud, aga äkki pigem ei tasu osta, kõrged maksud teada. Kas teie teate, mis CNG see energiasisaldus on? Ma ka mitte, et ma ei oska ka seda maksumäära siia selle põhjal ennustada. Nii et kui nüüd keegi kõhkleb, las ta ootab veel kuskil kuu aega, siis on, tasub natuke mõelda jah, et või natukene äkki oodata, et siis on juba täpsemalt ka teada, et mida esialgu komisjon pakub, aga või siis tasuks praegu ruttuse auto ära osta, võib-olla kasutatud auto, sest ega direktiivi jõustumiseni läheb paar aastat ikka aega. See oli nali, ärge seda väga tõsiselt võtta. Kui ma võin ka nõu anda selle autoostu küsimuses, et siis alati seal surugaasi tanklates on olemas ka keskkonnasõbralik alternatiiv biometaani näol, et biometaani ehk siis teise põlvkonna kütuse kasutamist transpordis soositakse ka edaspidi, et selles mõttes, et siis peab võib-olla selle veidi kallima, aga siiski väga soodsa biometaani oma CNG autosse tarnima, mis on toodetud siis tõesti põllumajandusjääkidest, kus tänu sellele hoitakse ära võib-olla 30 korda hullema kasvuhoonegaasi nagu metaan, õhku paiskamine ja selle siis muundamine biometaaniks ja transpordis ära kasutamine. Jätkaks kahjuks ühe inimese küsimustest, raha on alati liiga põnev. Õlitehas, mille puhul meil on niigi olnud juttu sellest, et kuidas õiglase üleminek ja kõige muu sellega suhtestub. 2024 lõpuks peaks see valmis saama, aga arvestame sellega, et nii lähevad ehitamised ikka sealt, võtavad veel rohkem aega ja kõik muud. Et kuidas see uus kava sellest võiks suhestada? Kas see teeb seda projekti kallimaks või midagi ikka veel? No ma arvan, et kogu Euroopa energia- ja kliimapoliitika on täna üles ehitatud põhimõttel, et fossiilsete kütuste tootmisega tegelevatele jaamadele mitte anda erilist tuleviku kindlust, eks ju, et see ongi kogu see, nagu see peamine sõnum seal, et selliseid investeeringuid teete omal riisikul ja ärge, ütleme siis Euroopa Komisjoni toetus sellele eeldage, eks ju, et ma arvan, et see on olnud juba nagu päris pikalt päris selge, et mida edasi seda investeeringut lükata, seda suuremaks
erinevad regulatiivsed riskid ja risk, et see sinna investeeritud raha ka tagasi jõuab ju kasvab, eks ju, et see on päris selge ja ma arvan, et seda sama sõnumit kannab tegelikult ka see sama täna välja tulnud pakett. Võib-olla täiendab veel enda poolt seda, et eks selge on see, et väga selline põhimõtteline küsimus saabki olema, et millise seisukohaga me läheme läbirääkimistesse kogu selle paketiga ja eelkõige just mis puudutab põlevkivisektorit, see on ilmselge, et see on kindlasti üks enim mõjutatud sektoreid lisaks transpordile, nagu Timo ütles, et kütused ja transport on, ma arvan, et julgen öelda, et võib-olla selle paketi üks suuremaid fookuseid, et seal seda dekarboniseerimist läbi viia, aga kindlasti põlevkivi õlisektor on sellest mõjutatud ja see on küsimus ühelt poolt see, et milline on meie riigi seisukoht ja kui me vaatame seda eelnõu küll pinnapealselt oleme vaadanud, siis tõesti see on küsimus ettevõttele, et milliste tasuta kvoodi hulkade või määradega nad on arvestanud, millise CO2 hinnaga nad on arvestanud, kui vaadata, et tasuta kvoodi hulk väheneb, hind tõenäoliselt perioodi 2025 pluss suureneb, nii et anda hinnangut, et kuivõrd rentaabel on see projekt, seda mina ei oska, aga kindlasti on küsimus ettevõttele, et kuidas nad on arvestanud need muudatused oma äriprojekti sisse. Üks küsimus ka keskkonna vaatevinklist, et kui selle eesmärkidest räägitakse vähendada võrreldes aastaga 90, siis see on, Eestis on suhteliselt lihtne, sest 90 ainult ossasime. Nii juttugi sellest, et see kasvuhoonete gaaside vähendamine, et seal on see aasta 2005, millest enne oli 13%, nüüd 24%. Esiteks, milles see 2005 seal on ja teiseks Eestil suurendati seda eesmärki sisuliselt 2 korda. Miks 2 korda ja kas teistel riikidel Euroopas oli see protsent sarnane või riikides? 2005 on kogu selle paketi algus olnud, et kui ma õigesti mäletan, siis esimene üldisem selline Euroopa Liidu heitkogustega kaubanduse süsteem ja riikide eesmärgid seati 2005. aasta andmete põhjal, nii et me tegelikult oleme oma kogu sellises arvestuses nagu ümber profileerinud, et me ikkagi peame arvestama seda 2005 kui algusaastat, millest Euroopa Komisjon kõiki nende uute algatustega välja tuleb. See 90 on küll lepitud kokku siis ÜRO raames, mille kohta me samuti oma edusammudest aru anname, aga ütleme, kogu Euroopa Liidu toimetamine toimub 2005. aastaga. Nii et meie ka sellest peame lähtuma. Ja mis puudutab nüüd need numbrid, ma ei ole teinud veel lõplikku võrdlust, et üldiselt selline sõnum on olnud see, et ühelt poolt kui praegu oli kogu vähendamine oli siis nendes sektorites 30% ja nüüd see kasvab 40%-ni just, mis puudutab seda jagatud kohustusi või neid riigi eesmärke, siis selleks, et see kogu arvutus Euroopa Komisjonis kokku tuleks, et ta oli selline suhteliselt kahekordne suurendamine, küll aga oldi pandud peale siis teatud lagi, et sellest üle ei minda, et arvestades riikide kulutõhusust, aga kogu selle protsendi, kui palju peavad riigid nendes sektorites kasvuhoonegaase vähendama, aluseks on SKP inimese kohta, ehk et see on olnud põhikriteeriumeid, aga võrdlust nüüd teiste riikidega ma ei ole veel teinud, aga selline esialgne korra enne vihjati, et võib-olla puhtalt SKP põhises lähenemisega oleks meie vähenemine olnud veelgi suurem, aga et siin natukene arvestati meie vähendamisprotsenti natuke allapoole toodi, arvestades nagu seda lage, et see vähendamine oleks teostatav riikidele, nii et see nüüd ütleme täpne võrdlus jah, et kas me oleme võrdselt koheldud omasugustega, ei julge täpselt öelda, aga lähtekoht oli, et selline circa 2-kordne suurendamine võiks aset leida. Järgmine küsimus. Jaa, Erik Moora Eesti Pressist. Natuke nagu klippis siin kõrva see, et korduvalt peavad seda rõhutased seda, et see ei ole lõplik, ei tea, kus see lõpeb, see võtab paar aastat aega. Tegelikult ikkagi selles mõttes suund on selge ja tegelikult peaks nagu poliitikatega kohe hakkama ikkagi nende eesmärkide suunas liikuma, mitte ootama, et mis siis 2 nädala täpselt kuskil 1 või 3 või 17 ettepanekuga saab. Ma küsingi, et kuidas see hakkab kohe meie poliitikatesse kanduma, et kas näiteks see LULUCF-i ettepanek nii ja nii palju siduda süsinikku selle sektoriga peab siduma
see jõuab juba näiteks meie praegu tehtavasse metsanduse arengukavasse ja kas nende asjade valguses tuleb lahti võtta siis see energiamajanduse arengukava ja teha see täitsa uuesti, sest tegelikult see on mõne aasta tagune veel, aga tegelikult ikkagi ma arvan, ta päriselt ei arvestada teist eesmärki. Seetõttu nii meeldis kui ja, et ma alustan siis tagant poolt ja siis liigume ettepoole, et energiamajanduse arengukava uuendamine on kavas. Selle koostamise ettepanek on juba ringlemas, juba on saanud siin ka erinevaid avalikke konsultatsioone sellel teemal pidada. Nii et jah, ei ela sellises naiivses maailmas, et arvata, et sellel paketil ei ole mõju riigi energiapoliitikale ja seal sätestatud põhimõtetele. Küll aga me ei tahaks nüüd jah ikkagi alahinnata seda elementi, et praegu täna on ikka tegemist ikkagi Euroopa Komisjoni ettepanekuga. Et muidugi nagu suures plaanis ilmselt nagu kardinaalselt midagi pea peale ei pöörata, aga igal riigil on ikkagi nagu terve rida nagu elemente, mis on mõnel riigil olulisemad kui teisel ja noh, selle osas kindlasti debatid ja arutelud käivad kuni selleni, kuni siis triloogides lõpuks kokkulepped sünnivad, eks ole, parlamendi ja nõukogu vahel, eks ju, et selles osas muutused tulevad, arengukava võetakse lahti, mitte nüüd ainult sellest paketist tingituna, vaid ka sellepärast näiteks, et praeguses koalitsioonileppes on mõned konkreetsed kuupäevad ja tähtajad, mis puudutavad energeetikat ja mis peaks olema ka kajastatud riigi strateegilistes arengudokumentides. Aga peame need läbirääkimised ikkagi lõpuni ka, eks ole, et ärme siis asu nüüd kohe siin oma arengukavasid ringi kirjutama ja ärme jäta siis seda diskussiooni Brüsselis sinna paika. Ja ma siis selle LULUCF-i osas, et selle mõju metsanduse arengukavale, seda juba praeguses nii-öelda kavandatavas faasis on selle LULUCF-i mõju hinnatud, aga selge on see, et selle mõju või paketi mõju tuleb kindlasti integreerida ja nüüd seda arvestada metsamajanduse või metsanduse arengukava väljatöötamisse. Ega nüüd ütleme see LULUCF-i eesmärk, seal on see nende süsteemide vahel teatud paindlikkus loodud, nii et ta ei ole nii-öelda selline kivisse raiutud, et kui me nüüd metsanduses piltlikult seome vähem kui meie eesmärk on, et siis meid kuskil kohe me saame endale trahvi kaela. Seal on võimalik nende süsteemide vahel teatud hulk kvoote müüa ja on võimalik ka teha kaubandust riikide vahel. Tõsi, eks see küsimus ka läheb lõpuks sellisele sotsiaalmajanduslikule hinnangule või analüüsile, et kas on odavam osta piltlikult 1 000 000 tonni kvooti ja selle eest toota rohkem lisandväärtust puidust või on ikkagi mõistlikum viia raiemahud alla selleks, et vältida kvoodi ostmist. Need on need kohad, mida metsanduse arengukavas igal juhul arvestatakse ja samamoodi ega meil siin MKM-iga üheskoos tuleb meil vaadata kindlasti riiklikud energia- ja kliimakava üle, et sellel on oluline mõju sellele ja selge on see, et loomulikult me siin 2 aastat nüüd kuidagi ei püüa vältida seda, et meil on kuskil Euroopas üks suur kohustuste laviin tulemas ja elada nii kaua õndsas teadmises, et meil siseriiklikud on arengukavad kõik paigas, et eks me juba neid muudatusi viime nii-öelda mõttes või reaalselt näiteks metsanduse arengukava näol ka juba nendesse plaanidesse. Et lihtsalt enne tuleb täpselt aru saada, et mis on tänane ettepanek, mis on selline läbirääkimiste ruum ja siis vaadatagi, et selle põhjal teha siis hinnanguid, et kas ja kui palju sellega erinevates arengudokumentides arvestada. Viimane küsimus, et ma vaatan, mida aeg on täis, aga palun viimane küsimus. Ja, sina võid. Okei. Elamumajandus näeb ka siis selle CO2 kaubanduse alla. See seletab me lahti, mida see tähendab. Juba ütlesite, et keskküttesüsteemid on selle süsteemi all, aga mida see tähendab nende korterelamute jaoks, mis ei ole selle süsteemi all. Jälle isiklik näide, elan 9 korteriga ahiküttega majas, kas ahiküttega majad hakkama siis CO2 kvooditest. No mida tähendab näiteks eramute jaoks või? Seletage natuke lahti, mis see tähendab nende majade jaoks, kes ei ole siis selles süsteemis praegu meil sees? Jah, et see sõltub nüüd sellest, millega te oma ahiküttega
maja kütate, et kui kütate puudega, siis on teie jaoks oluline see, et ka tulevikus biomassi kasutamine energeetikas, kui tegemist on jäätmepuiduga, oleks loetud või halupuiduga oleks loetud taastuvenergiaks, siis sellisel juhul see muudatus teid ei peaks väga puutuma. Kui te kütate oma kodu näiteks kerge kütteõliga või maagaasiga, siis ilmselt selle muudatuse mõju on see, et need kütuseliigid lähevad veidi kallimaks võrreldes alternatiividega. Ehk siis, et tekitada motivatsiooni, asendada näiteks oma vedelkütuse katel siis pelletikatlega või soojuspumbaga või liituda näiteks kaugküttega, et tegelikult Tallinnas on ka päris palju või Eestis on päris palju hooneid, kus ka kaugküttega liitumine on tegelikult päris mõistlik ja lihtne, aga seda ei ole erinevatel põhjustel tehtud. Et kindlasti jah, see mõju saab olema rahaline, et kindlasti need kütused veidi lähevad kallimaks selleks, et motiveerida tegema siis keskkonnasõbralikumaid valikuid. Ja mida on ka rõhutatud, on see, et see, mille võrra ta kallimaks läheb, see raha, mis selle pealt teenitakse, suunatakse tagasi sinna sektorisse, siis erinevatesse meetmetesse, et tõesti, et ei jäeta seda tarbijat siin oma vedelkütuse katla kõrvale õnnetult, vaid tal tõesti on siis ka mingisugune riiklik mehhanism, mis on siis samadest tuludest finantseeritud, mis aitab siis ma ei tea, see vedelkütuse katel asendada siis soojuspumba või siis pelletikatla või millegi kolmandaga. Minu arusaamine on sama, et põhimõtteliselt mõjutab neid, kellel, ma ei tea, kas on kütteõli, on gaas, mis siin veel võib olla, et kindlasti puit või biomass ei lähe, seal see mõjutatud ei ole, aga võib-olla need tarbijad, kes täna, kus on tõesti väiksemad, ütleme sellised lokaalsemad katlamajad, köetakse gaasiga, siis piltlikult jah, see gaasi müüja saab endale kohustuse selle hulga eest, mis ta gaasi megatšaulides müüb, muretseda CO2 kvoodid või ütleme, osta kvooti turult, olgu see hind siis 50 eurot tonn või 100 eurot tonn, täna eks oleme kuskil 50 juures, prognoositakse 100 eurot tonni aastaks 2030, siis ta kannab selle jah piltlikult edasi tarbijale, aga nagu Timo ütles, et tegelikult need rahad siis laekuvad riigile, kellel on võimalik siis nendes piirkondades teha ka vastavad programmid või meetmed selleks, et võimaldada nendes piirkondades üle minna biokütusele või teistele alternatiivsetele küttelahendustele. Et KIK-is on tegelikult need sarnased meetmed ju tegelikult juba siin varsti aastakümneid olemas, eks ole, millega neid väikseid fossiilkütusel katlamaju, need siis kütteõlil või gaasil aidatakse üle keskkonnasõbralikumate kütuste peale, eks ju, et need samad meetmed kindlasti jätkuvad ja nende nagu olulisus kindlasti kasvab selles mõttes. Aitäh! Kindlasti praegu kõik küsimused, mis on õhus, vastatud ei saanud, aga niipea kui meil on dokumendid põhjalikult läbi loetud, hakkame me suhtlema huvigruppidega. Kindlasti oleme valmis vastama ajakirjanike küsimustele, aga tänaseks on pressibriif sellega lõppenud. Järgmiste kohtumisteni. Aitäh!